Iluhoolikute videokaast. Jõulueri algab nüüd ja praegu. Ja kes teaks veel paremini anda ilunõu kui doktor Härmat ja doktor Saagiv. Head uut aastat! Iluhoolikud jätkab jõulude lainel ja just jõulupuu, sädeleb. Tead, ma tunnen ennast nagu sellise Wonder Womanina, kes lendabki ja viib siis kingitusi niiviisi kõigile laiali ja soovitusi, sest seda me tegelikult teemegi. Just, et me oleme tõepoolest jõululainel ja ärge imestage, et võib-olla esimeses 2 saates me rohkem tegime vimkasid ja olime sellisel huumorilainel, aga praegu tõesti tahaks inimestele soovitada häid jõulukinke ja minul on probleem kõikide pühade või jõulude või sünnipäevade ajal, et mida teha. Liiga viimasel sekundil hakkan mõtlema, tuustin kuskil, käin ostmas, lõpuks täiesti mõttetuid asju. Et mina arvan, et juba eelmises saates meil olid väga fantastilised kingiideed. Vaadake järgi, aga nüüd tulevad veel paremad, sest siin laual on paar sellist asja, mida tegelikult ka mina tahaksin endale jõulukingituseks. Kurniau. Crème de la crème. Aga kõigepealt pakuks sulle üldse teed, aga mitte tavalist teed, vaid Boost Yourselfi seguga teed ja tead, mille pärast on eriline, sest siin on sees, näed, maka tuli välja juba, see makapulber, mis on tegelikult superfood, sest ta aitab naistel just sellise, ütleme, kui on küpsemiga, seksuaalenergiat tervendada nii meestel kui naistel, aga naistel just seda nagu kuidagi seda fertiilsust ja seda hoida, et ta on väga selline kasulik. Seksipuust. Seksipuust. Siis siin on sees muidugi kollageen, aga see ei ole nüüd mereline kollageen, millega sina harjunud oled, mis on ka väga hea, aga see on nüüd veise kollageen ja see on selline ainulaadne selle poolest, et ta on siis ta on veise, rohumaa veise kollageen. Need veised on elanud rahulikult seal põllu peal, nad on söönud seda puhast rohtu ja sellest saada, et see liha jällegi ei ole. Veised ei ela põllu peal. Karjatatakse, kus nad siis on? Karjamaal. Vahel lähevad maisipõllule ka. Oota, mul on üks küsimus. Kas seakollageeni on ka jõuludeks näiteks? Täitsa lõpp, kusjuures ma ei ole seda uurinud, aga hea küsimus, jah, me peame seda me uurime seda. Vahel mulle meeldib, tead, ma pean tunnistama, ma olen seakamarat. Sa oled sealiha usku või? No tehakse veel kusagil külakolkas, näiteks nagu Nasval Saaremaal vahest seapraadi. Väga arva küll, aga vahest tehakse. Seda juures ole veel tilip näha. Traditsioonilist. Ja siis mul on selline isu on selle kamara kõrne järgi, issand jumal. Mina pean ka siia, kuna me jõulumeeleolu lainel oleme, sina seganud seda imejooki kokku samal ajal. Tegelikult on, kui ma olen eriti nooti, või ma ei tea, mis asi see on, mul tulevad sellised perioodid, kus ma söön seapekki, seakamarat, Ungari pekk. Jaa, see on teine, see on maitsvand. Just, must leib, Ungari pekk ja pits jääkülma viina. Ja see juhtub talvel, loomulikult. Oi, nüüd sa paned mulle ka seda. Ja tead, nüüd ma räägin veel sellest kollageenist. Teda võib kohvile, võib teele, ta ei lähe kuumaga, vaata ei kaota oma toimest, ta on selles mõttes stabiilne. Ja ütleme, võiks iga inimene tegelikult päevas tarbida 10 grammi kollageeni ja 10 grammi on näiteks 2 Ära mulle rohkem pane. Ütle veel. Okei, sa oled ma olen täna juba tarbinud kollageeni. Sa oled juba täis, jah. Aga see on soovitav ja mis siis on just selle sertifitseeritud kollageeni puhul uuritud, et tal on kliinilised uuringud taga jällegi ja on tehtud täiesti uurimustööd, artiklid, kõik on olemas, ma lugesin neid põhjalikult läbi jällegi, et aru saada, et mis see vahe on ja miks siis see veise kollageen ka hea on. Et tõesti siis 56 päeva jooksul oli test, kus siis nähti, et märgatavalt paranes siis naha ja ka elundite seisund. Et need on lihtsalt konkreetsed testid tehtud. Ja meil on seda vaja see alates siis 25. eluaastast juba hakkab kahanema kehas ja seda on vaja juurde nagu võtta, aga just kvaliteetset, et see grass fed, et see on siis rohusööjate kollageen ja miks ta just
võiks olla ükskõik ju siis, mis lehma, aga ei, seal ei tohi olla siis neid pestitsiide ega see antibiootikume seal loomasöödas sees, et vaat see on kõik nii ära testitud ja kontrollitud, täiesti kulda väärt ja seda on näha. Ei ole lisatud pildilt, et hakkad särama nagu kuld. Hakkad särama ja siin on lisaks siis veel erinevad, mina armastan veel ühte, mis on, kus on veel liigeste jaoks, kus on siis mustsõstar ja sees ka, et ta on veel niisuguse natuke nagu marjane, vaata, ja teed saab teha jube hästi ka. Aga kes tahab lihtsalt nagu mitte siis erinevate lisanditega, siis on väga hea see ka siis kõrgema klassi kollageen, mis on rikastele. Väga, ei, ta ei ole, kusjuures hind on vägagi tasukane, ei ole odav, aga kui sa vaatad seda sisaldust, mis sa siit saad ja kui sa saad selle õige koguse kätte, et ta on tõesti siis lisamaitseteta ja selline puhas, kes tahab siis lihtsalt segada veega või jogurtiga või mis iganes asjaga. Ja just siis see solugeen, veise, kollageen, peptiid, et need siis mõjuvad ja tõesti imenduvad meie kehasse, et noh, ma olen nüüd väga palju uurinud, just et tänu, et Sandra meile seletas seda kõike lahti ka, et Boost Yourselfil on mega head tooted, jamavabad tooted, ütleme niiviisi ka, et siia ei ole sisse pandud. Mis mulle meeldis jah, et kui ma olin haige, siis ma unustasin vahepeal ära need segud, kõik nii palju on neid segusi on, siis unustad vahepeal ära ja siis ma tegingi seda, kus oli siis just see mustsõstar ka sees ja näiteks magustajana nad kasutavad kaarobi kauna, mis on ka mega hea siis magusaine, kasulik. Nii, aga lähme edasi. Mis meil veel oleks pakkuda jõuluvana ja päkapikkude kingikotti? No mina ise ma tahaksin saada mingeid selliseid kasulikke asju, vaata, et mida saaks igapäevaselt tarbida. Ala. No näiteks juuksehoolduskomplekti. Nii. Et need on ju kasulikud. Sa ju kasutad, pesed pead üle päeva. Ei, nii tihti ma ei pese. No mina pesen üle päeva ja neid on nagu alati vaja ja jällegi mõne sarja puhul ma vaatan, üldse ei sobi, eriti kui on peenem, õhem juus ja vajab sellist hoolt töödeldud ka. Ja tead, ma kutsusin siia külalise jälle meil. Sa kiitsid tema sotsiaalmeediakonto nime? Ei, see ongi kodulehe nimi ja ka veebipoe, kus neid tooteid saab ja kuhu ta on nad spetsiaalselt valinud, ta ise räägib selle loo ära ja see on ilusadjuuksed.ee. No nüüd vaatame, kas Kristal on ilusadjuuksed.ee või mitte. Ikkene. Nüüd on nagu tribunali ette. Jaa, sest me oleme ju varemgi, tere tulemast saatesse, me oleme ju varemgi Reeduga rääkinud seda, et kui lähed iluhooldaja juurde, lähed maniküürija juurde, lähed massööri juurde, mida sa esimesena vaatad, kuidas tema ise välja näeb, mida ta suust välja ajab enda kohta ja kas see vastab nagu päriselt ka tõele. Aga anna tuld, räägi, miks see Reet nii vaimustuses on sinu juuksehooldustoodetest? No juuksed on ju tõenäoliselt iga naise kõige kauni mehe. Üks asi, millega me väga hoolikalt tegeleme. Ja kuna meil on ju jõulusaade, siis nagu sa ise ütlesid juba enne ka, et neid asju, mida sa küünlaid ja sokke, mida sa oled nagu võib-olla kingituseks saanud juba oma jagu, et äkki mõni ilus juuksekomplekt, mis siis juuksehoolduskomplekt, mis siis hoiaks su juuksed kaunid. Mõnel oleks juukseid ka vaja kindlasti, aga neid me ei müü siin. Aga jah, et mis siis teeks nagu jõuluõhtu ilusamaks ja muidugi hoiaks su juuksed pikemalt korras. Oota, mina tahan kohe step by step küsida nagu. Pikemalt korras. Reedu ütleb siin, et tema peseb üle päeva juukseid. Mina nii tihti ei pese, mina pesen siis, kui on selleks vajadus. Ehk siis ma vaatan päriselt tekstuuri järgi. Loomulikult, kui on mingi saade või esinemine, siis ma pesen samal päeval kindlasti juuksed ära. Aga üldiselt, iganädalaselt, igapäevaselt ma ei muretse selle üle. Ainult siis, kui ma tõesti näen, et nüüd on nagu too much. Et kumb teooria nagu on õige, siin on hästi vastakaid arvamusi. Osad ütlevad, et sa ei tohigi väga mustaks lasta juukseid, on ju siis kõik need poorid lähevad kinni, see on juustele kahjulik ja Teine ütleb, kui sa liiga tihti neid pesed,
siis see siidine läige kaob ja see ei ole ka jällegi kasulik ja ammugi mitte peanahale. No mis see nüüd õige versioon on? No minu meelest on nagu mõlemad asjad natukene õiged, et muidugi terved juuksed hakkavad ju peanahast pihta. Sul peab olema peanahk ilusasti tasakaalus, pH tasakaalus ja kui sa liiga tihti pesed iga päev, muidugi sa ju pesed kõik need kasulikud õlid peanahalt minema, mis tegelikult su peanahka kaitsevad. Ja et iga päev ma ei peseks juukseid. Ja teisest küljest mina ise pesen ka ikka umbes 4-5 päeva tagant ja ma jõuan seal vahepeal trennis käia. Seda on ka võib-olla natuke juba palju, ehk et tegelikult iga 3-4 päev oleks, ma arvan, selline optimaalne. Et ja muidugi juuksed annavad ju ise märku. Kui nad ikkagi lähevad rasuseks ja tunned, et nüüd on aeg, siis tegelikult ongi aeg. Suvel mulle tohutult meeldib, kui ma ikka maal olen, siis ma täiesti nagu unustan selle probleemi ära. Nad ei lähegi nagu mustaks. Siis tuleb saunapäev ja siis läheme sauna ja siis pesed nagu nii juuksed ka ära. Aga jah, et talvel võib-olla siin on teistmoodi, mis mind tohutult ärritab. Me peame ju talvel ikkagi selle mütsi pähe panema või selle kapuutsi pähe toppima ja siis ma hooman kohe automaatselt, et juuksed lähevad selliseks. Esiteks nad lähevad luduks ja teiseks nad lähevad ikkagi higistavad siis, kui sul on see villane müts või läki peas, et see on jama ja siis, kui sa käid ka poes või kaubanduskeskustes või mis iganes, sa tunned ju, sul on ju riided seljas, siis sa võtad selle mütsi korraks ära, aga sa higistad lihtsalt, et see balanss on täiesti paigast ära, et ma ei teagi, kus see, äkki sina annad meile vahvat nõu. Ja et elektrit ei oleks juuksed täis. Oi, see on ka mu probleem, jah. Ja siis sa paned mingit möksi peale, aga siis on jälle rutab mustad juuksed. No täna mul ei ole seda väga head spreid kaasas, mis tegelikult... Aga soovitame, uurime selle järgi. Ja, meil on täitsa valikus üks konkreetne sprei, mis esiteks niisutab juukseid, sest talvel on juuksed kuivemad, kuna õhk on kuivem, toas on keskkütte, ütleme nii, et kui sa näed oma nahalt väga selgelt, et sa hakkad nagu kuivama, mina kutsun seda krokodilli nahaks isegi, et sa oled nagu krokodil, et siis on ikka, räägi nagu krokodil, et siis sa nagu tahad tohutult hommikul ja õhtul kreemitada. Et ega see peanahk on ju peanahk, samamoodi nahk. Nii et ta hakkab samamoodi kuivama ja juuksed ka, nii et ikkagi vaadake, et oleks niisutavam šampoon, muidugi niisutada juukseid pikkuses, hea maski, hea balsamiga, aga see sama sprei, siimisti sprei, mida mul praegu nagu kaasas ei ole, aga see on küll, et ta niisutab, aga ta võtab ära siis selle staatilise elektri. Aga sa lased siis kõik peanahale igale poole? Ma põhimõtteliselt lasen jah, et see on lisaks ka nagu kuumakaitsele, mis föönitamise ja sirgendamisest kaitseb, ta annab ka UV-kaitse, et kui keegi praegu on suundumas kuskile päikese alla, et siis on ka siis väga hea kaasa võtta. Aga üldiselt ongi, et ega ainult šampoonist ja balsamist ei piisa, et sa pead ka kaitsma neid pärast ja miks mitte näiteks ka juukseõliga, eks ju. Siin mõni jälle ehmatab ära, mis mõttes ma pesen juuksed puhtaks, panen õli pähe. Mina panen alati, te ei taha teada palju ma neid asju kaapi pean. Nii, aga kuhu sa paned juukse otstesse või terve juust? Mina ikka alustan umbes siit, et ma päris peanahale õli ei pane, aga juukseõli on ikka iga juuksehoolduse viimane samm. Võtab ära selle kahususe, silub kõik turritavad juuksekarvad, annab imeilusa läike ja lukustab niiskuse. Väga lihtne. Et ta on nagu siuke kaitsekilp. Aga ei tee rasuseks? Ei, me ei tee. Muidugi kogusega ei ole vaja üle pingutada, et kui me algatoodetest räägime, et nad on kõik profitooted, et juba väikestest kogustest piisab, et sa saad oma nagu šampoonitatud, maskid ja juuksed niisutatud ja siis ka õliga, et 2-3 pumbatäitega rohkem ei ole vaja. Mis viga inimesed alati teevad või mis vea inimesed teevad on see, et šampooni ma vaatan, pannakse kohutavalt palju peapesus, et see on, tegelikult on üks väike tilk on ja siis segada ikkagi ka veega ära või löö vahtu ja siis hakka nagu pesema. Et ma vaatasin, üks vahe ma vaatasin mulle emal või seal pojal, kuhu sööte seda šampooni või kuhu see kaob? Tuubistikku vajutaks. Korralikult kõik peab vahutama, et see ei ole päris õige. No ja mul on ka päris mitmed sõbrannad ütelnud, et mingi hetk sa avastad, et jälle su šampoon on tühi ja siis selgub, et mees käib salaja. Ja ma ütlen, panevad ikkagi niiviisi nagu korralikult. Aga nad pesevad ennast üle kere sellega. Ma kahtlustan. Ja seda ma olen salajuttudest kuulnud, kui mehed omavahel räägivad, siis sattus olema meeste ja naiste vetsu vahel või duširuumi vahel väga õhukene sein.
ja siis üks mees kelkis täiesti ja ütles, oh issand jumal, mul ei ole mingit dušikeeli vaja. Ma võtan šampooni ja pesen ennast kuidagi varvasteni välja korralikult igalt poolt selle šampooniga üle. Mõtlesin, vau, no jah, muidugi, et mehed ei viitsi neid hankida, neid vidinaid nii palju kui naised, et nende jaoks on see täiesti arusaamatu. Miks meil neid purke ja potsikuid nii palju vaja on, aga noh, see selleks. Aga mul saab alati balsam esimesena otsa, et šampooni nagu on küll ja küll veel, aga balsam kuidagi seda läheb rohkem. Et kas siis oleks hea võtta nagu mask ka lisaks, et vahepeal teed maski, et noh, kuidagi nagu, ma ei tea, kuidas seda doseerida siis õigesti? Mina ei tea, vaat minul on see probleem juhtunud, et maskiga mul lähevad juuksed ikka, noh, nad on nii ülehoitud, siis nad lähevad luduks. Et ma pean väga vaatama nagu, et kui ma lähen aurusauna, võib-olla siis ma vahel panen, ma teen üldse, mul on üldse omad nipid, et ma lähen aurusauna, panen, juuksed on veel pesemata, panen seda maski juukse otstesse või poolest saati ja siis istun lihtsalt sellega aurusaunas ja pärast lähen pesen šampooniga pea ära ja tegelikult ongi juba hoitud. Ma teen isegi vastupidises järjekorras. Okei. Ja kusjuures muidugi siin sa pead meeles pidama, et šampooni avab su juuksekutiikuli, et balsam ja mask panevad ta pärast kinni. Et muidu sa teed selle käbi lahti. Okei, ja siis ta käbi saab kinni tagasi ka panna. Selle jaoks on see balsam. Sellepärast on tegelikult balsam ikkagi peale šampooni või siis mask, et lalga puhul ongi hea, et osadel brändidel on see rutiin, et sa võtad juuksemaski ja siis paned balsami peale, et lalgal õnneks seda rutiini pole, et sa saad vähemate toodetega hakkama, sest nende toodete pH on madal, ehk ta sulgeb selle juuksekutiikuli. Selge. No jälle targem on ju. No. Siis tehagi ikkagi neid eraldi vaata. Aga huvitav, et kui ma olen kuskil soojal maal olnud, no vaata siis sa oled ju kogu aeg kargad vees on ju, siis vahepeal käid pesemas, siis ma ei olegi muud teinud tegelikult, kui pannud, et juuksed ei läheks nagu pusasse. Sa olen lihtsalt balsamit pannud ja siis pea ära loputanud, ei olegi šampooni üldse kasutanud. Aga huvitav, et aga lõunas või päikse all on kõik, kas sa oled 100 korda ilusam, su juuksed on 100 korda tervem, su nahk läigib, seal on nagu hoopis teised teemad, et võib-olla see kliima mõjutab ka kuidagi teistmoodi, ma ei tea siis, kas sulgeb või avab neid juukseid, aga seal nagu ei ole vajalik kogu aeg nagu ennast pesta nii korralikult juukseid, ma mõtlen siis, ennast tuleb ikka pesta. Aga Krista, ma tahtsin küsida ka seda, et sa räägiksid, et kuidas sa üldse selle valiku tegid, et miks just need brändid on sinu ilusad juuksed.ee valikus, et see on väga nagu nad nii nopitud tegelikult välja. Jah, eks ma olen sulle seda lugu rääkinud, aga noh, kõik ju hakkab jälle nagu alati elus, natuke on juhust ja natuke on isiklikku vajadust. Aga ma ütleme nii, et kui ma siin reisil käisin ja oma asjad kõik maha unustasin, siis ma ju kohalikust poest pidin leidma endale brändi, mida ma siis tahan proovida, kuna ma loen koostisi, siis ma vaatasin seda ja siis ma vaatasin pudelit ja siis ma niiviisi lalgaga kokku saingi. Ja ma mäletan nii hästi seda esimest hetke, kui ma juuksed ära pesin, siis ütlesin mehele, et okei, mul on ju heledaks värvitud juuksed, kahused, lokkis ka veel natuke, aga sellist tulemust ma ei ole oma juustel mitte kunagi saanud. Kui pehmed, kui siidised, vähem kahused, et ma lähen ostan kogu sarja. Läksingi, ostsingi, kasutasin ära ja täna on siis sellest 5 aastat. Ja nüüd me siis täiendame nende premium brändidega, ma täitsa selgelt keskendun sellistele luksuslikele, kallitele brändidele, kus on nagu teaduslikud uuringud taga, kus on head koostisosad. Me täitsa selgelt keskendume sellele nišile, et ainult parim oma juustele mina tahan oma juustele parimat, aga et ma siis saan ka seda oma sõbrannadele, tuttavatele pakkuda. Ja alga puhul, nagu nimigi ütleb, oli see vetikas, see salasõna, mul jäi see ka meelde, et vetikas et see on nagu toimeaineid täis. Jah, täpselt, et kui sellest nagu rääkida, et see vau-efekt, ega need asjad ei tule ju iseenesest, et siin on ikkagi koostis põhineb vetikaekstraktidel, siin on patenteeritud vetikaekstraktide kompleks sees, ja see siis koostöös biotiini, niatsiinamiidi, teiste niisutajatega annabki selle tulemuse, et teadus taga. Aga mis neil vahet on, et ma vaatan, sul on 2 ilusat kinkekomplekti, et üks on lillakas, üks on rohekas. Kas on juuksetüüpide vahe? Jaa, ei no praegu ongi, kuna siin, ütleme nii, et väga raske on leida sobivat kingitust, ma arvan, et mehed on sellega veel eriti hädas, kuna naiste toodete valik on ju 1 000 000+1. Et meil on lihtsalt erinevad kinkekomplektid. Meie kodulehelt saab siis valida
kas või värvi järgi, kui meesterahvas nagu tunneb. Aga jah, seal on erinevad tooted sees, et meil on ikkagi kirjas, et mis juuksetüübile, aga ütleme nii, et ma arvan, et luksusliku juuksehoolduse vastu pole ühelgi naisel mitte kunagi mitte midagi, nii et miks mitte. Aga meie täname sind. Aitäh sulle, et sa tulid ja selgitasid. Ja, aitäh. Jõulukingitustest veel rääkides, siis mind erutaks küll see ruumilõhnastaja, ütleme siis, Paolo Vranjes. Hääldasin nüüd õieti, ma loodan. Jah, doktor Paolo Vranjes on brändi nimi. Ja tegelikult mul on kodus juba need olemas ja ma olen aastaid neid kasutanud. Ja mis mind eriti lummas, sina võid sellest doktori taustast rääkida, et on tegelikult keemik ja nii edasi. Ja nii edasi, aga mind lummab lõhn. Võt siin on nüüd meil mingid Maserati loomulikult. Me oleme Riina Laanetu poes, siin on Maserati lõhn. Tema kasutab ka ainult parimaid asju, parimaid toonaineid. Mulle on kodus natukene mustsõstrane selline lõhn. Aga mis mind eriti lummas on tegelikult, et see ei ole niisama pudel, et sellel pudelil on ju täiesti oma ajalugu ja ta on inspireeritud ikkagi Firenzes asuvast siis, mis see uhke katedraal, ma ei oskagi hääldada, paneme ekraanile Brunelleschi või mingi selline kuplivõlvist ja mis on siis seal Firenze südames ja mis mind eriti lummas, kui ma selle kohta lugesin, et kujutad ette, et NASA on uurinud seda aastast 1970 siis, et kuidas see kuppel on üldse nagu püsti seisab ja telliskividest tehtud. Just. Ja suurima siis tellistest ehitisega maailmas on tegu ja keegi ei oska siis selgitada, kuidas see on ehitatud, aga see on siis saanud inspiratsiooni siis Vranjes siis sellest kuplist. Ja kes ei tea, siis neid pulki tuleb sinna pista nii, et alguses paned ühtepidi ja siis keerad ringi 10 minuti pärast. Seda ma ka... 10 minuti pärast? Oli kirjas nii, jah. 10-15 minutit ja siis keerad ümber, et siis ta nagu... Ja iga päev jäädki niimoodi 10-15 minuti tagant keerama. Siis juba jääb nii, aga pärast, siis mingi aeg võid võib-olla keerata. Mina keeran aeg-ajalt ikkagi sellepärast, et sa nagu nii harjud selle lõhnaga ise ka juba ära ja siis mingi aja pärast keerad ja siis tuleb jälle nagu värske lõhn. Ja mida ma ei teadnud ka varem, et kui seda sisu saab osta eraldi juurde, et sa võid selle uhke pudeli osta ja siis sisutäited on ka müügil, aga alati ma algul nagu ei täheldanud seda, mõtlesin, et ma ei viitsi neid uusi pulki osta, et kasutan neid vanu, ostke või käskige või paluge alati need pulgad ka uued juurde panna, sest pulgad peavad olema värsked iga pudeli puhul. Aga see on üks mu lemmik brändidest. Ja kingituseks, see on nagu nii soliidne. Nii luksuslik ja nii äge ja ma arvan, et tõesti. See sort nüüd, see lõhn. Sulle meeldib see värv? Ei, see lugu ka, et jälle nagu sa ütlesid, see kuplilugu kuju puhul, aga siin nüüd selle, mis on siis sidruni ja seedripuu segu, et see on inspireeritud Medici suguvõsa palee aedadest. Et need aiad olid seal väga uhked ja sellised ilusad, et siis sellest, et kui sa sinna lähed kunagi, et siis see sama lõhn tuleb sulle vastu ja nii. Ja ma tean, et mõni inimene piserdab ennast ka selle lõhnaga, ta ei saa aru vist, et see on ruumilõhnastaja. Neil tulid parfüümid ka. Päriselt? Nüüd on nagu päris parfüümid on ka ja nad on tõesti niši parfüümide touchiga, nad ongi nagu niši parfüümid. Kas nad on unisex või mis nad on? Jah, mina ütleks küll, sest ma nuusutasin kõik need 12 minu meelest sorti nad oli läbi ja nad pigem olid kõik unisex, et ma ei leidnud sellist ühtegi, mis oleks, see on nüüd ainult naiste lõhn, et seda ei olnud. Aga siin oli ka, kas seebid olid veel? See on seep, on ju? Seep. Ja seebi puhul on eriline see, et ta on siis Marseille seebi põhjal ja Marseille seep on tõesti selline, mis on väga kasulik nahale, et see on nagu hooldus ja siia on lisatud siis Chiavõi ekstrakti ja erinevad siis need ravimtaime essentsid, et näiteks mul on siin verbena oma, ma ei tea, kas ma hääldan õigesti seda ravimtaime mitte, aga seal on veel siis minu meelest oli rosmariin ja erinevad, et tõesti see on nagu jälle luksus sul, aga ta on natuke soodsam kingitus siis, kui näiteks see toalõhna parfüüm.
kuule, aga siin oli üks tore asi veel, oli autolõhnastaja, seda ma ei teadnudki, et nendel on. Aga mis kujul see on, mingi kuusekese kujul või? Tada, ei mingit kuusekest. Sa paned sinna. Ja siis, seda on siis ka nikkel, kroom. On tal sees juba see asi? Ei ole. Ei ole. Sa ostad selle eraldi siis, selle ostad eraldi. Ja torkad sinna, kus on see. 3 erinevat metalli on seda, või nagu disaini on seda auto asja. Ja nüüd, tunned juba, ma ei ole veel lahti teinud, aga see on ikka selline. Võib lahti teha või? No tee, pane siis, kas sa oskad panna sinna siis. Ei oska. Et eriti, sa raks, oh my god, seda oli tumeks praegu. Ei siis ta ongi selles diffuuseris ju, sa ei pane ta nina alla ju niiviisi, Okei, ja paned diffuuserisse ja siis paned sinna, kus see tuul autost tuleb, ma ei tea, kuidas automehed ütleb, mis asi see on? Mis võre see on seal, halloo? Ventilatsioon, Ventilatsioon, radiaator. Kliima ja kliimaseade. See on kliimaseade, jah. See võre, Võre kuskil. Rooli kõrval on selline asi nagu võre ja sinna torka. Just torka vasvi tagumik. Istme vahele, ühesõnaga, aga mega, need on nii soliidsed kingitused. No ma ei tea, seda sobib naistele ja meestele kinkida. Meestele ei tea kunagi mida kinkida. Jah, meestele. Aga mees ikka teab, kuhu torgates. Küll ta teab, need on ju autohullud kõik. Nii, ja mis vurr see sul seal on nüüd? Mis vurr? Vaata. Ja, see on nüüd... Norden Beauty ei väsi üllatamast ja just ka näiteks, kui on selline hästi iluhuviline sõbranna või ema või kes see naeris nüüd? Meil on publik siin ja see vurr näeb, tead sa, miks me naerame, sellepärast see vurr näeb ainult ühe asja moodi välja. Kas te vurr vuristab seal ka või? Ma võib proovida, kusjuures ma isegi võib-olla, jah. Kas ta on elektriga või ilma? Jaa. No vot. Vahi. See, ütleme nii, mänguruumi on ja see on tegelikult siis, mis on siis selline... Ma näen, et sa oled seda juba kasutanud, sest seal on karvad küljes. Oi, karvad või? Kui nad on kassikarvad. Kui loll, ja. Kasside peal ja kusjuures kassid kindlasti armastaks seda massaaži ka. Aga see on, ma ütlen sulle, see on modelleerimis geniaalne seade. Proovi natuke vasakule, ka vaata, kas karvad jäävad kinni või vahele. Ei, juuksed paned kinni siis niiviisi ja sellega modelleerib siis näovaali ja ma vaatasin ennem neid kliendi videosi, mis nad on teinud. Ma erutun juba praegu, paned ja saad aru, lihtsalt tegi ühel näo poolel, kuula, ma räägin sul juttu praegu. Ma ei kuule, kui see vuristab. 3 kiirust on siin erinevat ja et sa teedki nagu lümfidrenaaži, saad aru, see üks näopool, millel see siis naine tegi, saad aru, täiesti teine. Nagu 2 minutiga oli tõstetud ja siis teine oli ikka all veel. Aga sa saad siis selle teise tõsta ka, et nagu enne üritusi, enne igasuguseid pildistamisi sa lihtsalt modelleerid endal näo üles. Ma kardan, et kui ma kõiki neid asju teeksin enne üritusi, siis sinna üritusele mina lihtsalt ei jõuaks. Eriti abiks on ta neile, sul ei ole seda probleemi, et oleks tursed ja niiviisi, aga tead, väga paljudel on, ma olen näinud ikkagi, kes on väga hädas, just et see näopaistetus, kotid silme all, kuidagi nägu on puhvis ja just talve ajal, sest on keskküte, õhk on kuiv, niiskust ei ole piisavalt ja siis sul läheb nägu paiste. Ma ütlen ühe tõe, inimesed joovad valesid asju. No see ka nagu nii, aga jõuad sa kõigile siis õpetada neid asju või? Aga selle jaoks me siin iluhoolikud oleme, me lubasime kõik üksipulgi läbi lahata ja ettepanekuid teha. Mina ütlen, et see on nüüd nii innovaatiline see seade, et kui seda kinkida kellegile jõulust, esiteks ta ei saa kohe aru, mis see on, ja siis on minu nii äge, et sa nagu suudad inimesi üllatada, et sul on tõesti midagi väga erilist, et ja ta toimib. Nagu reaalselt toimib. Saab puhastada väga hästi, see otsik käib ära, pesed ära, näiteks kui lähebki meigiga või ma ei tea millegagi õliga kokku on ju. Ja siis ma tahtsin veel, mis mulle Norden Beauty valikust jäi meelde. Minu mõttes sa oled ka, on sul need olemas? See on hästi tuttav, tee lahti. Arva ära, mis need on. Võtta, ma mõtlen, see oli see kotik on hästi tuttav. Nibukatted. Nibukaitsed ja need on siis meditsiinilisest silikoonist nibukaitsed
ja päriselt mina varem ei julgenud seda laadi tooteid kasutada, sest ma kartsin, mul kukub see lihtsalt keset pidu maha. No, vaata, siis on põrandal mingi padi, noh, on ju. Sest et kui on lahtine topp ja nii ja rinnahoidjad all ei ole, aga nendega kõik ülipalaval üritusel, ükskõik millal ja no õhtust hommikuni. No jaa, aga kuidas sa pärast ära saad, kui sa... Tõmbad ära, noh, siis ja paned tagasi siia, nad on ikka korduv kasutatavad. Mis ei, see ei jää. Aga mõtle, leiad õhtul mingisuguse... Aga mõtle, paned põsesarnad teed nagu juurde. Aga mõtle, lähed peale pidu koju, oled leidnud endale kena kõutsi, jõuad koju, unustad, et sa pead need ära tõmbama. Ja siis ta võib korraks ehmuda, sest nibuusi pole. Just. Aga nad on muidu nii ergonoomilised, et sa ei saa aru, ma olen ise ükskord unustanud peale magablaid kõmdi. Noh, et nii vaata oli tulles, oli juba siuke tuju, et tahab kohe magama minna, mitte duši alla. Ja siis oligi nii hommikul, nagu kaalgul ei saa. Nibud on kadunud appi. Kuhu need on kadunud? Aga siis, aga no küll sul tuleb meelde, kui sul ikka kõuts kõrval on need ära võtta ennem, et noh, siis sa võtad juba mingil muul ajal nad ära, sest seal tema jaoks pole ju vahet, kas sul paistavad need nibud läbi või ei paista. Kuskil korralikul üritusel sa ei taha, et sul niivisi need nibud tead, aga mina olen mõelnud selle seoses nibude värgiga, nüüd kui me jõudsime sellele teemale, et on ikkagi seksikas, kui natukene CD bluusi alt paistavad rinnanibud. On. Keit Moss kõndis näiteks, kogu aeg kõnnib ringi ilma rinnahoidjata või bodita ja minu meelest see on päris seksikas ainult ühel juhul, siis kui on kaunid rinnad. No, aga Eesti ei ole selleks veel valmis. Mina olen saanud täitsa ikkagi märkuseid ja ma olen kuulnud, kui kommenteeritakse neid naisi, sealhulgas ka mind. Mul täitsa savi kadedad, sest nendel endal ei ole selliseid tisse. Vabandage väga. Ma ei tea, igatahes mina panen need peale, kui ma lähen kuhugi, sest et ma lihtsalt ei taha seda nagu kuidagi ebamugavust. Kuidas sa saad elada teiste inimeste arvamuse järgi? Ei, sest mulle endale ei meeldi ka kellegi teise nibusi vahtida. Mulle küll meeldib. See on seksikas. Ma ei tea, ma olen võib-olla vanamoodne selle koha pealt, ma ei ütle midagi. Aga mulle meeldib minu rinnahoidjata käia. See on nagu tõsi. Okei, aga lähme edasi siis. Mida sa veel meile pakud kingitusteks? Seda asja ma tahaks küll saada. Seda pupa asja mul oleks küll hädasti vaja. See nüüd läheb käekoti külge. Mul on just täpselt selline käekott, kuhu on mul vaja. Seal on sinu tooni läige ka sees. See on sellest pupa Penny Black kollektsioonist. Mul on kogu aeg probleem. Pidevalt huulevulk on kadunud, ma ei leia või siis ma kaevan seda sealt kuskilt koti põhjast. Aga see on idekas ju. Vaata, kas see oli nüüd see punane või? Keerasen huuleläige ju. Issand või vits. Ma ei tea, mis sa ilma. Ai, see on see roosa, see on minu toon. Ei, see on minule sobib. Ei, kus siis on? See sobib mulle just. Vahet pole. Aga mis ma tahtsime rääkida ikkagi kingitustest veel, et nahahoolduse teemadel, et midagi, mis üllataks, vaata midagi, mis ei ole siiani olnud. Ja see on, tead, mis see on? Babee kosmeetikast, me rääkisime eelmises episoodis, mis võttis pigmendi ära ja see pigmendi teema on üli tõsine, ütleme paljudel Eesti naisel, aga nüüd siin on, kui sa oled pigmendist lahti saanud, võt siis sul on need hästi aktiivsed seerumid ja nende kohta ütles siis üks nahaarst mulle, kes just oli käinud seminaril, kus neil tutvustatakse erinevaid tooteid, mis apteegis on müügil, et see Babee seerumite koostis, et ta pole sellist mitte kusagil varem näinud. Et see on näiteks eksosoomidega. Eksosoomid on muidu ju ilukliinikus. Sulle kuidagi termapenniga või ma ei tea millega sul neid nahka pannakse, aga siin nad on seerumis. Ma pean nende Babee toodete kohta tõepoolest ütlema, nüüd ma ei ole neid jõudnud ise veel kasutada, aga ma pean ütlema, et ma teen ühte podcasti hea tüdruk oma teise sõbrannaga Piretiga. Ja tead, ma äkitselt avastasin, et ta ei ole selline ilutoodete nagu fänn, ta hea meelega kasutab neid ja proovib, aga ta võib olla, kuidas ma nüüd viisakalt ütlen, tal pole aega alati on ju ja pole ka võib-olla nii palju võimalusi materiaalseid, et osta endale sadu erinevaid asju kokku. Ja meile tõesti toodi neid Babee tooteid sinna proovimiseks ja ta on kasutanud neid nüüd vist suvel ta hakkas kasutama
ja mis oli kõige toredam, no mina märkasin, et ta näonahaga on midagi toimunud, aga mis kõige toredam, noh, mina või mida iganes suust välja jääda, no ma ei näe ka ilma prillideta. Aga ta ütles, et tal oli tagasiside ta enda sellest ringkonnast, kus ta siis liigub ja seal need märsilohistajad olid siis äkki öelnud, et mis sa teinud oled, et kas sa oled mingil ringlõikusel käinud või kas sa oled mingisugust süste teinud või mida sa oled teinud, et sa särad, noh, vaata ta ei kasuta eriti väga meiki ka ja ta lihtsalt säras ja tal on tohutult hästi, tal on see mõjunud ja näonahk lihtsalt on glowy ja no täpselt. Ja mulle mõjuvad alati kasutanud ka, siis sul on kõik nii näljas, see nahk on sul nii näljas ja kaasa järgi. Et see vahe on ikka täiesti nagu meeletu ja mõtlesin, vau, et toimib küll. Ja siin on siis erinevad sordid jällegi, et kes tahab uuendada nahka, siis on retinaaliga ja retinaal on nüüd juba siis retinooli parem vorm, et sul ei teki nii nahaärritust, kui sa hakkad retinooli kasutama, sest et muidu retinool on selline, mis võib natuke teha ka punaseks naha ja ma ei tea, allergiat, sest ta on nii tugevates kogustes A-vitamiin, aga siin on siis juba retinaal, mis üks etapp on juba läbitud ja siis ta mõjub su naharakule nagu väga mahedalt, aga samas see töö on ikka väga hea ja uuendab nahka. Ja teine, mis on neile, vaata, kes me ütleme, küpsema nahale sobib siis see retinaal ja see eksosoomidega, aga võt see, mis on siis tasakaalustav, võt see sobib neile, kelle natuke on ikka akne ja punni probleemi, et tegelikult õige nahahooldus ja toitumine, sa saad punnidest lahti. Et seda on tõesti nagu... Kas see kõik on ikkagi kirjas ka seal, et millisena inimene läheb, vaatab kõiki erinevaid neid pabeetooteid, et see on kõik kirjas seal, et see on aknele, see on täpselt, nagu vananevale. Balancing on ju siis tasakaalustav akne ja kombineeritud juba raske on valida niimoodi. Ongi, et siin on niigi hea, et on need värvid pandud ja saab natuke eristada. Ja kindlasti apteekrid on ka koolitatud, neile tehakse ikka väga põhjalikke koolitusi, kus nad siis saavadki nendest toimeainetest, kõigitest tehnoloogiatest, saavad teada ja näiteks need, mis on varasemad seerumid C-vitamiiniga ja siis hyaluroonhappega ja squalaan. Squalaan on ka üks siuke pop-trend vahepeal oli hästi, et nahka nagu hoiab ja ei lase selle niiskuse tasakaalu langeda, aga C-vitamiini see protsent on 15%. See on väga suur. Tavaliselt on 10 maksimum. Ma küsingi, et kuidas see võimalik on, mismoodi ta üldse seal nagu püsib, sest ta ju lendub, vaata C-vitamiin kohe, kui ta ei ole värske. Võt, seal on 2 sorti, on vesilahustuv ja siis on veel nagu liposoom, et see valem on niiviisi välja töötatud, et see ei ole niisama, nad ei viska nagu lubadusi, vaata. Ja C-vitamiini võid ka kasutada päiksega näiteks, et kui sa lähed nüüd ka soojale maale, sa võid vabalt selle C-vitamiini seerumi võtta ja ta veel kaitseb sul selle päikese seda ma natuke kardan, C-vitamiin ja päike kuidagi näonaha. Ei. Vot see on jällegi siuke vale müüt, mingid võib-olla mõnede brändide omad on, mis võivad reageerida ja ei ole head on ju siis päikesega koos kasutada, aga vot see konkreetselt pabeeseerum C-vitamiiniga võid. Selge. Ja. Nii, ja nüüd sa oled oma suure ja minu suure lemmiku German last but not least, et me oleme seda me oleme ka tõesti ise omal nahal ära katsetanud ja teame, mis ta teeb ja vot seal on see tore jutt, seal on selline kompleks sees siis patenteeritud, mis äratab nahas magavad zombirakud. Need kutsutakse selles mõttes zombideks, et need rakud enam ei tööta, nad ei tee seal nagu mitte midagi, nad ei tee halba ega head, nad lihtsalt magavad. Aga nahk on kehvem seetõttu, sest kõik rakud peaksid töötama ja fibroblastid, elastiinid ja kõik asjad on ju. Ja võt nüüd see siis The Cream, et see Germain de Cappuccini sarjast võt see kuldne. See on kõige luksuslik. Kõige kallim ka muidugi. Aga hea asi on see, et kui sa oled ühe purgi ostnud või ühe seerumi ostnud varem, siis mõlemad, nii purk kui seerum on täidetavad uuesti ja võt see täide, see refill, see maksab hoopis vähem. Näiteks 50 € on kreemi puhul see vahe. Okay, jah, et see on nagu wow, on ju. Ja ta on klaasis siuke raske purk, et ta on ilus, ta ei kulu ära, ei lähe nagu koledaks sul kodus. Vaata mõned pakendid lähevad, et sa ostad mingi toote ja siis ta mingi aeg kulub ära see kiri sealt pealt või ma ei tea, mis on ju, aga nendel on nagu kõik see läbi mõeldud on ju, et see time is precious, aeg on väga kallis ja et sa näeksid ise ka hea välja, siis tuleb kalleid kreeme kasutada vahel. Siin on nagu
oleks sündinud kuldne lusikas. seal on veel aroom ka selline sees, mis töötab su ajuga, ta on neuroscience'i baasil välja töötatud ja siis ta ütleb su ajule ka, et nüüd sa noorened, sa noorened, sa noorened. Kuule, aga meie saade hakkab jälle lõpukorrale jõudma, me joome oma teed, kuhu sa oled siis seganud ma olen sellest sõltuvusest ja siin on ikkagi ka, mis ma jätsin ütlemata, mul tuli meelde, et väga tähtis, et siin on sees siis Boost Yourself kasutab just esimese ja 3. nüüd oli see astme kollageeni, sest need on just nagu need, mis on kasulikud. Et 2. ja 4. ei ole nii, aga vaat see esimene ja kõige rohkem meil on esimest tüüpi kollageeni vaja ja see on kõik siin olemas. Ja see tagasiside on olnud ka mu ema näiteks, ma olen talle viinud neid pakkide viisi ja lihtsalt ta ütleb, et isegi silma nägemine on paremaks läinud. Saad aru, tal ei ole prille, ta nagu vaatabki kõik asjad saab, et vahest muidu varem pani nagu ette lugedes nii, aga see kõik ka see silma, kude kõik on ju kollageeni vaeguses, ütleme me kogu aeg, et just ka vanematele inimestele kingiks. Siis neid võiks vanematele daamidele ka kinkida või miks mitte meestele, miks me räägime kogu aeg naistest? Muidugi mehed ka, see maka näiteks, see on just meeste seksuaalsust ka ergutab, palun väga. Selge. Aga mida sina sooviksid jõuludeks, kui sa saaksid valida? Kõik, ma võtan kõik siit kaasa. Sa ära loodagi, et ma midagi sulle jääb. Meil mõnda asja on ühes eksemplaris. Ma arvan, et see oli viimane iluhoolikute saade. Sõbranna on läinud koos oma kingitustega 4 tuule poole. Vaatame uuel aastal. Uuel aastal uued nipid ja uued soovitused. Kuulge, aga minul on ikkagi ettepanek, et meil on ju ka meiliaadress. Jah. musi@iluhoolikut.ee ja kirjutage meile sellepärast, et kui teil on tõesti mingeid probleeme, ma ei tea, seksuaalseid, naha, juuste, riietumisnõu võime anda, et kirjutage meile sinna või rääkige oma kogemustest, et nagu ma ütlesin eelmises podcastis ka, siis ma olen saanud hästi toredaid kirju, kus inimesed on olnud skeptilised mingite asjade suhtes, millest me oleme siin rääkinud ja kirenud muidugi kõva häälega ja siis inimene on tunnistanud, et tead, et ma pean ausalt ütlema, et olin pisut kriitiline teie suhtes, aga see toimis. Ja minu meelest see on ka hästi armas tagasiside. Seda kindlasti ka ootame. Kurje kirju võib ka kirjutada, aga viisakas vormis. Ja poest, veebipoest võite leida siis iluhoolikute kleepse, need on siis kvaliteedikleepsud, kus me kirjutame alla, et tõesti see toode toimib ja need ilmuvad siis meie selle ilusa musi logoga need kleepsud erinevatele toodetele, et hoidke silm peal, et tegelikult nii on hea seda ostuotsust teha. Just. Ja unustasin kõige tähtsama asja, mult on ju küsitud, mis riide mul seljas on, et selliseid pole varem nähtud. Kõige rohkem tagasisidet on muidugi see sirelililla kašmiir kampsus, häärkampsus. Et nii lihtne komplekt, aga nii äge. Et see on nii palju tagasisidet saanud meeldivat, et me oleme täna ka jälle Riina Laanetu poekeses siin, siit on juba moodustunud meie stuudio. Selline mõnus ja täna on mul samamoodi siis siit poest võetud riided seljas. Aga mul on Superwomani keep Aldo Järvsoolt, Embassy of Fashionist. Ma ei suutnud sellest loobuda. Sobib sulle hästi. Peidab kõik voldikesed. Ma pean kripolipolüüsi veel minema ühe korra. siis on kõik korras, ma luban sulle. Oi, Kadi, tšau! Tere, Reet! Niimoodi reede õhtul, nii hilja. Just nimelt reede õhtul, sellepärast, et ma pean Anule näitama, mis hoolsused siin on, just koha peal. Et ta ei usu, et saab ühe korraga, näiteks igast piirkonnast 12 senti korraga alla. Ta ei usu, et sa lähed ja sa tuled välja nagu printsess, nagu Tuhka Triinu, kes muutub printsessiks, Jumal, seda Anu, kes, aga mis me siis sellele Anule saame nüüd siis teha? Aga ma näitan sulle. Puust ja punaseks, näita, kuidas see käib näiteks Vowshape, see meil hästi populaarne hooldus. Näitan. Näitan. Lähme siis sinna tahapoole, kus kõik kogu töö käib. Nii, Reedukene, Vowshape, see on ju sulle tegelikult tuttav, sinu lemmik, üks lemmik. Nii, kliendile siis, me tegelikult anname sellised püksikud ja need saab jalga panna, meie Victoria's Secret. Siis me paneme kuumakreemi,
ja külmakreemi ehk et nemad annavad siis kahekesi efekti ja kogu selle asja mõte tegelikult on see, et ta ajab kehast vedelikku välja ja selle arvelt me see 2–4 sentimeetrit saamegi. See ei ole üldse mingisugune väga hull teadus on ju, teadus on kindlasti siin taga ka, aga biotehnoloogia. Just, aga tegelikult me nii-öelda kuivatamegi seda nahka ehk et võistlejad, kes käivad fitnessi laval, kes on ilutantsijad, kõik käivad seda tegemas vahetult ennem võistlusi ehk et nad kuivatavad seda lihast. Siis me paneme need peale. Siin on meil selline roosa kilekotikene. Paneme siia sisse klendi, sellest teeme sulle siukse kleidikese, siit paneme kinni ja tõmbame tolmuimejaga sind vaakumisse. Sa tuled siia, sul riided võib-olla natuke ümber, siit pitsitab, sealt on nagu soonib ja siis saad aru, sa lihtsalt teed selle kuuri ära ja sa oled, ma ei tea, mul läks igatahes kohe läks pool kilo, isegi selle protseduuri ajal ma kaalusin enne ja pärast ja siis sa paned asjad selga, mis sul olid ennem pingul ja nad on sul vabalt. Et noh, see oli minu jaoks nagu magic, täiesti. Ja, eks seal on nagu see ka, et ütleme, kui tuleb selline pisem, eks ju, XS või S, siis loomulikult me 4 sentimeetrit temalt ei saa, on ju, me saame temalt see 1 ja 2 ja siis kui on seda taljet natukene rohkem, siis tuleb 4 ja tegelikult kuuriga, ehk et selle 10 korra kuuriga oleme me näinud 28 sentimeetrit, nii et see on tõesti väga hästi tehtud teil. Ja ma ei ole jõudnudki seda kuuri korralikult lõpuni teha, ma olen alati teinud neid sutsakaid, et saada vaata mingiks ürituseks vormi, et selle jaoks ta on ka ideaalne, aga jah, nüüd ma võtan ette, et ma tahan ikkagi teha selle kuuri ka läbi, et siis see efekt, see kõik kinnistub ja need rasvakrakud ei lähe tagasi sinna kohta täis on ju, kus nad olid. Just, see nüüd on ainukene protseduur, mis on tõesti kõige suurema kohese efektiga, mida me saame nagu lubada. Kõik näiteks see VelaShape, mis seal taga on, millest te ka rääkisite, on siis selline, et tema annab ka kohese tulemuse, aga pigem enesetunde arvelt, pigem siis selline nahavälimus, et ja sentimeetreid ka niisugune 1-2. See oli hästi mõnus ka, et seda ma selle Fast Fit 30 raames testisin ja noh sain, et kuidagi see on massaaži asemel tegelikult täiesti ka, ta oli kuidagi eriti mõnus. Pärast siis see nahk kõik kiheles ja see kõik see tselluliid seal karjus appi ja ühesõnaga ta lihtsalt kaotab need vastikud tselluliidirakud sealt minema, et noh, nii on. Ja sinna alla me ju kasutame samamoodi neid Germanide cappuccini kreeme, mis annavad jälle lisaefekti, kas sul on vaja nahka pinguldada, on sul vaja tselluliiti natukene vähemaks. Et meie tegelikult masinate efekt ju väga palju sõltub ka sellest, et me kasutame tõesti väga kvaliteetset materjali sinna juurde, et see ei ole ainult masin. Ja seesama rullik on ju tegelikult nagu rullmassaaž, lihtsalt meie teeme seda ise, sa ei pea ise seal võimlema seal ühtepidi ja teistpidi. Et... No, ta on ideaalne neile ka, kellel ei ole seda aega käia regulaarselt trennis, siis ta aitab nagu sellel kõigel liikuma hakata ja näiteks siis, kui sa ütled, et ma tahaks detsembri jõulupidudeks ennast vormi saada, mis tavaliselt algavad kuskil juba kuu keskel. Millal saaks tulla? Kas on sul juba järjekord või on vabu aegu üldse ka? No teie see Musta reede kampaania muidugi töötas üli hästi, on ju, aga meil on veel aegu, sest me tegelikkuses ju novembris suurendasime oma meeskonda. Tänaseks töötab meid 10 ja masinaid on ju kõiki topelt ehk et töötavad tegelikult isegi 4 tuba korraga. Et kõike ma täna kahjuks näidata ei saa, sellepärast, et te tulite ootamatult, mul on tagatoad kinni, aga tegelikult annab VelaShape tulemuse juba 5 korraga, mis tähendab seda, et kui sa käid nüüd 2 nädalat, 2 korda nädalas, siis tegelikult me jõuame selle 5 kuuri täiesti vabalt ära teha. Kuule, Kadi, aga kui me siin juba oleme minu kallis kehasalongis Kalarannas, kas sa mulle seda krüoaparaati ja teistele ka näitad, sest et see on võib-olla selline, mida paljud ei tea? Ja, lähme vaatame, ma näitan teile. Aga siin ta on.
et minu kallis keha tõesti kasutab siis kõige uuema generatsiooni krüoaparaati ja mis teeb tema eriliseks, ongi see, et ta külmutab 360 kraadi, sina tead, sina oled siin olnud ja kõige parem, mis uute masinate juures on see, et ta ei tee enam haiget. Talle on siis lisatud see niisugune masseeriv vaakum sinna sisse, mis hoiab seda rasvarakku siin all liikumises, et sa ei tunne seda meeletut valu, mis tegelikult... Kusjuures ei olnud jah, kui ma praegu meenutan, et ta oli lihtsalt külm, aga mitte haige, mitte valus. Mis on veel kõige suurem vahe meie aparaadil on see, et meie andurid on hästi ergonoomilised, et ta ei ole selline pulksirgete külgedega, et ta võtab selle kõhud tõesti siit siiani, siis ma saan võtta, ma võtan siit teiselt naabrilt, et noh, selline, ma saan sellega võtta siit, ma saan sellega võtta siit alt, ma saan sellega võtta rinnahoid ja padjad, et nad on hästi ergonoomilised, et nende kandiliste ristkülikutega tegelikkuses väga palju asju teha ei saa. Ja mis on meie puhul veel tore, on see, et nad on nagu kaksikud siin istuvad, et mees-naine saavad koos tulla, sõbrannad saavad koos tulla. Protseduur kestab 45 minutit ja rasvarakud on lõplikult hävinenud. Uskumatu, aga no nii see on. Ta tõepoolest ei ole nüüd selline, et sa täna tuled ja sul on homme pidu, et ta seda pintsakunööpi nüüd kinni ei aita panna, aga praegu hetkel on kõige mõistlikum alustada krüoprotseduure, kui sa tahad suveks kõhust lahti saada, sest me kordame seda ja me ootame 2 kuud, enne kui korrata saame. Nii et ongi detsember-jaanuar, siis teed märtsis uuesti, aprill-mai ja juuniks on sul kõht läinud. Et praegu on ideaalne aeg alustada. Nii et kui te tahate kiiret efekti, siis on Vowshape ja kui te tahate pikemat efekti ja püsivat efekti, siis on krüolipolüüs. Nii et tulge siia salongi ja teiega tegeletakse. Ja Anu, sina ka. Jah, Anu, Marst siia. Nahka on ikka vaja trimmida, on ju? Ja meil on ju tulemas see sinu ja Anu lemmikaparaat, ma tellisin selle nüüd ära. Tuleb see RF, on ju, mida te olete ammu oodanud, sest te peate Saaremaale sõitma. Ja jõuab, mul on lubatud see enne jõule, siis me natuke puhkame, nii et jaanuaris mul on vähemalt üks masin, mida Anu kindlasti tuleb proovima. Seletan natuke lahti selle loo. Germain de Capuccinil on selline seade RF, väga innovaatiline, monopolaarne, mis on kasulikum teistest natukene parem. Ta soendab seest poolt väljapoole. Tuleb väljapoole see kõik ja siis me saime seda testida Anuga ja tõesti see oli nii hea, aga aparaat viiti siis esindusest viidi Saaremaale salongi, kus see on praegu kogu aeg töös, siis me käisime veel Saaremaal selles hoolduses, aga nüüd jumal tänatud on see varsti elu päästud. Just kehaprotseduure mina tahaks ka nüüd proovida, sest ma olen näole teinud, aga ma tahaks näha, mis ta veel kehaga suudab teha. Just, et need käealumised sisereied ja kõhunahk, mis meil kipub ju vanusega lõttuvuma või peale rasedust või peale kaalulangetust, on ju. Et siiamaani meil ei ole olnud väga efektiivset võib-olla sellist nahatrimmijat ja just, et see nägu ka on, et nüüd see masinapark saab siis uuendatud ja ma usun, et väga-väga hea masinaga, nii et jaanuaris saame teda juba katsetada. Perfetto. Aitäh sulle, Kadi. Võta heaks, tervita minu poolt Anu ja sind ootame seda Fast Fiti jätkama. Täpselt. Ja, tulen. Ja, kohtume varsti. Tšau! Olge siis jõulude ajal mõistlikud, sööge mõistlikult ja tarbige vahepeal selliseid mõnusaid ilutooteid ja siis olete terved, ilusad ja nooruslikud. Nii, jaadut aastat. No nii. Kingitused on kõik siin valmis, kuule, ma siin sätin ja hakkan kohe pakkima ja lipsutama neid. Issand, mis imelik lõhn, mis imelik lõhn sul. Niši parfüüm on. Kuradi vänge on. On liiga vänge. Jah. Ma ei tunne, just see ainult vänge. Reedu. See on auto oma kallikene. Miks sa seda, kuhu sa õõrud seda enda? Mina sain aru just, et see tuleb nagu kanda kaasas kogu aeg ja käekotis, et see on nagu see... Sa paned autosse kallikene, see on liiga intensiivne. Aga on ju hea. Nii hea lõhn. Aitäh! Sa põrsas tahtsid endale lihtsalt seda saada. Anna siia mu käekoti parfüüm!